Astroloogiaabi novembrikuu ülevaade. Minu nimi Urmas ja minuga siin koos ka Karin teile toomas uue kuu ülevaadet. Tere kõigile ka minu poolt. Jah, siin siis meie näod ja nimed ka ja millega me siis astroloogiaabis tegeleme. Kellel huvi saab ühendust võtta. Aga lahti ütlus ka, et astroloogiaabi kuu ülevaatus toodud info on edastatud vaid hariduslikel eesmärkidel, et ära kasuta siis seda informatsiooni finantsotsuste tegemiseks näiteks või kindlasti tee omapoolne põhjalik eeltöö ja konsulteeri ka finantsnõustajaga. Usume küll, et meie poolt edastatud informatsioon on asjakohane, kuid me ei saa garanteerida, et välja öeldud arvamused kehtivad kõigile ja igas olukorras. Siin siis novembrikuu aspektide graafik ka, et siit on siis näha mõningased sellised pingekohad, aga üldine foon püsib ikkagi positiivne tänu siis väliste planeetide positiivsetele aspektidele. Ja kuufaasid siis kõigepealt käime üle, et neid nagu ikka 4 näete siit siis ekraani pealt ka, mis kuupäeval ja ajal nad siis toimuvad ja millises kraadis ja mis märgis, aga katame siis kõige olulisemad ehk siis täiskuu ja noorkuu faasid ja alustuseks siis kohe täiskuu, mis leiabki aset 5. novembril kell 15.19 Tallinna ajal. See siis on 13 kraadi ja 22 minutit sõnnimärgis. Jah, et täiskuu tuleb seekord esimeses majas Eesti kohale ja võiks siis sobida partnerlusteemadega tegelemiseks, sellepärast et ilmselt siit on oodata ka mingisuguseid pingeid partnerlussuhetes ja tuleb siis neid tõsiselt võtta ja pidada läbirääkimisi ja võib-olla ei ole hea mõte ise tekitada mingeid vastasseise, sellepärast et sealt võib tulla siis igasuguseid selliseid lahkuminekuid või emotsionaalseid eemaldumisi. Et pigem tuleksin teiste soovidele võib-olla järgi anda selleks, et vältida siis mingisugust kriisi suhetes. Kuna täiskuu toimub ikkagi sünnimärgis, mis on maamärk ja praktiline, siis võib-olla on siin suurem soov stabiilsuse järele ja tahetakse säilitada rahu, turvatunnet ja materiaalseid väärtuseid. On võib-olla soov ka füüsilise heaolu või ilu või sensuaalsuse järele ja võib-olla siis ka kalduvus on rohkem muutustele vastu seista, mis tegelikult täiskuu ajal võivad siiski toimuda. Ehk siis kuna meil on sünni täiskuu esimeses majas, siis see toob tegelikult ikkagi selle isikliku energia tugevalt esile ja tahaks ennast kangesti kehtestada, aga samas siis tuleb õppida teistega koostööd tegema ja kompromisse teha. Nii, siis tuleb viimane veerand 12. novembril kell 7.28 hommikul 20 kraadi ja 4 minutit lõvimärgis. Sellel me väga pikalt ei peatu, vaatame ka hoopis, mida toob meile noorkuu, mis saabub 20. novembril kell 8.47 hommikul 28 kraadi ja 11 minutit Skorpioni märgis seekord. Jaa, et Skorpioni märk ütleb meile kohe, et siin on vaja väga sügavat muutust, tuleb sellest vanast loobuda, kõik ikka selleks, et uus saaks alguse ja võib-olla on siin siis esil rohkem sellised materiaalsed ja emotsionaalsed teemad. On ta trigoonis Jupiteriga 8. maia Eesti kohal, mis tegelikult annab üsna soodsaid arenguid just, mis on seotud siis partneri sissetulekutega, võib-olla ka pangalaenudega, ühisvarasse võib tulla mingisugune rahaline tulu või saate hoopiski kingituse. Ja on ka trigoonis siis Neptuuni ja Saturniga 3. maia Eesti kohal, et Saturn annab siin siis stabiilsust ja praktilisust ja aitab meil struktureerida oma ideid ja Neptuun lisab oma sellist loovust ja inspiratsiooni. Ehk siis need aspektid soodustavad selgust ja tarkust just siis suhetes, võib-olla õdede, vendade, naabrite või koostööpartneritega ja on ka sekstiilis Pluutoga.
teise majja, mis toetab taaskord materiaalset sellist tugevnemist ja viitab ka, et siit võib tekkida mingisugune uus teenimise viis. Aga on opositsioonis Uraaniga 7. maja tippu, mis võib tuua meile siis väga ootamatuid üllatusi, sündmuseid, mis on seotud teiste inimestega, suhetega. Seega võib siit tulla ka mingi ootamatu koostöö või siis tunnete, et tahaks olla iseseisvam ja ennast kehtestada ja see omakorda võib siis tekitada muidugi ka pingeid. Aga no võtke seda siis kui võib-olla ka vabanemist vanadest suhtemustritest, kui siin midagi laiali valgub. Nii et väga intensiivne, aga viljakas aeg, kus siis stabiilsus ja inspiratsioon aitavad muuta meil mustreid ja samal ajal siis Jupiter laiendab siin ka võimalusi ja Uraan tahab, et me oleksime hästi paindlikud ja oleme valmis siis suurteks olulisteks muudatusteks. Et siit on näha ka, et on päris ilus tuulelohe siin, et see noorkuu tuleb siia tuulelohe sabasse ja Uraan on siis vedavaks. No, Uraan, nagu ma ütlesin, tahab saada ootamatuseid ja üllatusi ja tuleb olla siis väga paindlik. No just. Aga üks faas on veel, see siis 28. novembril kell 8:58 ja tuleb ta siis 6 kraadi 17 minutit kalade märgis seekord. Ja need ilusad kaardid, mida siin näha oli, need siis on pärit lunastrology.com veebirakendusest, tegemist siis astroloogia veebirakendusega, mis on kättesaadav aadressil www.lunastrology.com ja kasutatav on ta igal pool, kus on internetiühendus. Ja see teenus iseenesest on tasuline, maksab ta $7.99 USA dollarites siis kuus või 59.99 aasta kaupa makstes. Ja mis veelgi parem, kui kasutate sooduskoodi astroloogia abi, registreerumisel siis saate 10% ka hinna alandust. Nii et tasub ehk kaaluda. Nüüd aga novembri aspektide seisust ka, et suurem osa aspekte on kaetud meil ikkagi seal kommuunile toodud täiendavas kuu ülevaates, aga siin siis ehk mõned olulisemad, mis sa, Karin, oled välja vaadanud, mis siin novembris toimub? No 9. november läheb meil Merkuur retrosse, et siis hakkab natukene minevikku vaatama ja mida tuleks siis meeles pidada, et Merkuuri retro ajal antud lubadused ja kokkulepped väga tihti muutuvad või siis lubadusi ei täideta. Võib-olla ka mingisugused kohtumised, mis on teil kokku lepitud, võidakse siis muuta või ka tühistada. Sellega tuleb siis arvestada ja ma ei soovitaks siin teha lepinguid, allkirjastada lepinguid, kokkuleppeid. Ei soovita ka suuremaid oste ja laene retromerkuuri ajal, ehk siis ei tasu osta midagi sellist, mis on pikaajaliseks kasutuseks. Ma väldiksin tehnikaostu ja ka autoostu ja väldiksin ka ettevõttega alustamist, et ärge siis alustage tegevusega, mis võib-olla võtab rohkem aega ja olge valmis selleks, et kokkulepped muutuvad ja tuleb olla rohkem ka veel suuremateks liiklusummikuteks valmis. Ja valmis olla ka selleks, et kui te peate selle olulise dokumendi ikkagi allkirjastama, siis seal võivad olla sees ka vead. Ja kui te lähete reisile, siis ma soovitaksin lihtsalt varuda lisaaega, panna võib-olla lisaks kuhugi teise kohta tagavaraks teine dokument ja võib-olla ka teine pangakaart juhuks, kui te ühe neist kaotate, siis on teine kohe võtta. Aga retromerkuur sobib alati väga hästi info kogumiseks, uurimustööd tegemiseks ja siis, kui retro on möödas, siis võib-ollagi teie mõttemaailm juba muutunud tänu sellele, et tegite uurimustööd ja võib-olla ka vanad mõttemustrid on natukene muutunud ja sobib väga hästi ka vanadest asjadest lahtisaamiseks, seega koristamiseks ja asjadest loobumiseks, mida te enam ei vaja, sobib väga hästi. Noh, siis ongi kodu palju puhtam, kui retro Merkuur on lõppenud ja jälle on rohkem ruumi ja saate minna ostlema.
Ja mina soovitan ka jälgida seda kraadi ja märki, kus siis Merkuur retrosse läheb. See võib olla oluline punkt. Kui näiteks mingisugune planeet sealt siis üle liigub, siis võib olla seal ka mingisugune sündmus. Ja tahaksin välja tuua ka 11. november, kui meil on Jupiteri trikoon Saturniga täpne, et väga hea aspekt tegelikult just äristrateegiate loomiseks, mis just siis põhinevad ka empaatial, hoolimisel, väärtustel ja siin on võimalus siis kokku panna see Jupiter, mis on ideaalid ja praktilised meetodid, mis on Saturn ja sealtkaudu siis ollagi pikaajaliselt edukas. Ja siin võib olla ka võimalus saada toetust, kas siis investoritelt või mentoritelt ja inimesed või ettevõtted, kellel siis on juba selline aspekt, kas siis sünnikaardil, siis need tavaliselt tekitavad rohkem usaldust, eriti siis, kui nad suudavad olla hoolivad ja vastutustundlikud. Ja kui me vaatame sellist vaimsemat poolt, siis ta sobib väga hästi tegelemiseks spirituaalsete teemadega, just panna need siis nii-öelda reaalsesse praktilisse ellu, need spirituaalsed kogemused ja aitab leida siis ka tähendust ja eesmärki näiteks töö kaudu, eriti kui teie töö on seotud aitamise, õpetamise või ka hoolitsemisega. Ja on võimalus kasvatada siis ka emotsionaalselt vastupidavust ja küpsust. Seega, kuidas seda võib-olla siis äriliselt ära ka kasutada, on tegeleda selliste projektidega, mis on seotud empaatiaga, tervendamisega, haridusega ja võib-olla siis struktureerida oma visioone, kirjutada need ülesse ja luua mingisuguseid tegevusplaane, ja otsida ka koostööpartnereid, kellel on siis sarnased väärtused nagu teil. Nii, jah. Ja ülejäänud aspektid siis, nagu öeldud, leiate meie kommuunist, millega saate liituda siis läbi YouTube'i. Aga siin siis ka märgivahetused välja toodud kuupäevaliselt, mis novembrikuu jooksul aset leiavad. Ja retrograadidest veel ehk nii palju, et toon välja siis need ka kraadid, mis võib-olla on olulised. Et Merkuur, nagu öeldud, läheb retrosse 9. 6 kraadi 52 minutit Hamburis ja pöörab ta siis direktiivseks 29. november 20 kraadi ja 42 minutit Skorpioni märgis. Ja varjuperiood kestab siis kuni 16. detsembrini seekord. Ja Jupiteri retro algab siis 11. november 25 kraadi ja 9 minutit vähimärgis ja direktiivseks siis alles 10. märtsil, 15 kraadi ja 5 minutit vähimärgis. Ja veel ka Saturn on siin pööramas nimelt siis direktiivseks 27. novembril 25 kraadi ja 9 minutit veel kalade märgis ja õige pea liigub ta siit siis edasi juba lõplikult Jäära märki. Ja deklinatsioonides siin otseselt miski nulltelge ei ületa sellel kuul peale kuu muidugi. Aga jah, ütleme nii, et midagi väga põletavat siin ka silma ei hakanud, nii et siin on suhteliselt selline rahulik seis. Planetaarsete kujundite poolest siin nagu negatiivsema poole pealt silma jäi, et võib-olla 4. november ei ole kõige ilusam, et siin on üsna palju pingeid üleval. Ja positiivse poole pealt siis tooks välja siin 21. novembri väga ilus jällegi tuulelohe siin mängus, aga tegelikult siin kuu teine pool ongi mõnevõrra juba ilusam. Kuu parim aeg, Karin, sa oled konkreetse kellaaja ka välja valinud ja seda just 25. novembriks kell 10 hommikul. Milleks see kasulik? Ja, kuna meil on ikkagi retromerkuur, siis pigem ma soovitaksin siin näiteks tööharjumustega tegeleda, neid võib-olla ümber
vaadata, et nad oleksid sellised jätkusuutlikumad ja aitab siis tagasi tuua distsipliini ja realistliku enesehinnangu. Ehk siis sobib struktuuride ehitamiseks enda sees, et mis teid siis toetab, mis mitte, hea aeg ka eelarve ülevaatamiseks, kulude võib-olla vähendamiseks ja korrastamiseks ja sobib tegelikult ka tagasi pöörduda vana kliendi, koostööpartneri või siis ka mingisuguse vana idee juurde, et see siis nüüd korrektselt ja võib-olla paremini või jätkusuutlikumalt siis vormistada. Ja ülejäänud kuu parimad ajad siis leiate meie kommuunist. Muidugi soovitan meie Astroloogiaabi YouTube'i kanalit ka külastada, kui veel ei ole teinud, siis tellige kindlasti see telli nupu alt, see on tasuta. Aga kommuuniga saab liituda siit kõrvalt nupust ehk see liitu nupu alt ja see teenus on tasuline, maksab 4,99 kuus ja seal siis ka täiendavat informatsiooni meie liikmetele. Nüüd aga ascendendi ja päiksemärgi prognoosid eraldi igale sodiaagimärgile ja sõna sulle, Karin. Ja, alustame ikka jääradest. Et kui te teate oma sünnikellaaega, siis te saate vaadata oma esimese maja tippu, millises märgis ta asub, ehk siis kus on teie ascendent. Ja selle järgi siis kuulata oma märki ja kui te ei tea oma sünnikellaaega, siis kuulake lihtsalt päikesemärgi järgi. Jääradele siis november, kuni 22 november liigub meil päike Skorpionis veel ja teie jaoks aktiveerib siis jagatud ressursside teema ja võib-olla ka sügavamad transformatsioonid ja kutsub siis vaatama teid nii-öelda pinna alla nii suhetes, rahas kui ka oma emotsionaalses maailmas. Siin võib tekkida vajadus puhastada suhteid, avastada mingisuguseid selliseid klammerdumisi ja usaldada lihtsalt siis elu. Et kuna Skorpion on ikkagi selline intensiivne, samas ka tervendav, siis toob valgust sinna, kuhu olete võib-olla peljanud siiamaani vaadata. Ja alates 22 november liigub päike meil hamburisse, toob siis kergendust ja sellist võib-olla avaramat hingamist ja fookus liigub siis võib-olla rohkem reisimisele, õppimisele, uutele perspektiividele, visioonidele. Aga kuna meil Merkuur on endiselt siin retrograadselt liikumas, siis on tark hoida hoogu veel kinni ja planeerida, mitte siis veel päris tegutsema hakata. Et Merkuur oli meil siis retros 9–29 november ja tema liigub meil hamburis kuni 18 november ja siis see tähendab, et võib esineda segadust õppimises, reisides või ka tööalases kommunikatsioonis teie jaoks, et ärge siis kiirustage otsustega ega allkirjastage lepinguid. Ja Skorpionis liigub ta 19. novembrist alates, et siis võivad kerkida sellised vanad emotsionaalsed teemad ja suhtemustrid teie jaoks üles, mis vajavad võib-olla siis kas siis mõistmist või ka andestust. Et vestlused, mis olid ennem võib-olla väga keerulised, võivad nüüd olla, kui nad uuesti esile tulevad, sellised lihtsamad või et saate lõpuks siis need asjad ära klaarida. Venus on meil Skorpionis 7. novembrist alates ja Venus on meil ju seotud armastusega, väärtustega ja Skorpionis olles toob siis sellise emotsionaalse sügavuse ja magnetismi ja suhetes kerkivad üles tõe ja usalduse teemad. Need vajavad siis siin ausust, mitte siis traumat. Võite kogeda tugevamat tõmmet või siis uuesti tekkivaid tundeid kellegi suhtes minevikust. Ehk siis olge valmis sügavaks vestluseks, aga ärge veel langetage lõplikke otsuseid armuasjades enne siis detsembri algust. Marss on meil hamburis alates 4. novembrist ja Marss valitseb teid. Teie märki liigub tema siis hamburisse, mis toob võib-olla rohkem seiklusjanu, entusiasmi, tunnete, et tahaksite jälle riskida, laiendada oma maailmapilti, aga jällegi, kuna Merkuur on meil retrograadselt liikumas, siis see võib teid siin ka pidurdada. Et võib-olla parim, mida teha saate, on koguda inspiratsiooni, töödelda oma ideid, kirjutada üles tulevikuplaane, valida oma sihti, aga mitte veel tegutseda.
Jupiter on meil retros vähimärgis alates 11. novembrist. No, toob siin võib-olla siis tagasivaate teie jaoks kodupere ja emotsionaalsete selliste turvatunde teemadele. Võite tunda soovi sulgeda ennast rohkem oma siseringi, teha siis rahu minevikuga, on hea aeg pereasjade parandamiseks, koduse energia puhastamiseks ja nii-öelda juurtega ühenduse leidmiseks. Uraan liigub meil tagasi sünnimärki 8. november ja tuleb siis rohkem tähelepanu alla rahalised muutused ja väärtushinnangud. Midagi, mis tundus stabiilne, võib vajada ümber mõtestamist. Ehk siis ei ole see küll kriis, vaid et pigem selline ärkamine uue mõtteviisi poole liikumine. Ehk siis kuidas väärtustada oma aega, energiat ja ressursse. Ja Saturn pöördub otsaks meil 28. november kalade märgis ja see toob selgust ja sellist tugevat maandust. Kui viimased kuud on tundunud sellised väga udused või ebakindlad, siis nüüd hakata nägema, mis töötab, mis mitte. Ja võib-olla ka avastate, kuidas siis praktikas oma sisemisi väärtusi väljendada. Täiskuu, mis tuleb 5. november, on siis väga suur selline kulminatsiooni koht just teie raha ja enesehinnangu sektoris. Ehk siis, kui olete pikka aega millegi nimel töötanud, võite näha seal siis nüüd tulemusi. Küll aga tuleb siis meelde tuletada, et turvatunne ei tule ainult rahast, vaid ka sellest, kui kindlalt seisate iseenda väärtuste eest. Ja noorkuu Skorpionis 20. novembril on siis väga transformatiivne ja kuna Merkuur on ka veel retros, siis pigem ei ole see ikkagi uute alguste aeg. Pigem selline koht, kus siis võib-olla seemneid külvata, mis siis hakkavad idanema alles seal detsembris ja võib tulla lihtsalt taipamine, mis suunas tahate edasi liikuda, aga tegutsege siis alles siis, kui selgus on saabunud. Sõnnid novembris. Päike liigub kuni 22. november teie partnerluse, koostöö ja suhte valdkonna sektoris ja toob esile siis vajaduse tasakaalu ja usalduse järgi, olgu see siis teie isiklik suhe, tööalane koostöö või ka sõprus ja paneb teid vaatama sügavamale, kes on tõeliselt teie kõrval ja kes mitte. Tekivad võimalused suhteid nii-öelda süvendada, aga ainult aususe ja avatud suhtlemise kaudu. Ja alates 22. november, kui päike liigub Hamburisse, toob siis tähelepanu teile siis ühiste ressursside, intiimsuse ja emotsionaalse sügavuse teemadesse ja on hästi transformatiivne. See aeg saate siis teadlikumaks sellest, milliseid sidemeid ja jagamisi te oma ellu olete lubanud. Ja kuna Merkuur on meil retros endiselt, siis on targem keskenduda ikkagi analüüsile ja mõtisklusele, mitte veel uute plaanide käivitamisele. Nagu öeldud, Merkuur on meil retros 9–29 november ja kuni 18. november on ta teil siis seotud rahanduse jagatud vara ja koostööpartneritega. Need võivad vajada siis läbivaatust, vältige siis suuri tehinguid ja lepingute sõlmimist ja alates 19. november võivad esile kerkida vanad suhtemustrid, arusaamatused või emotsionaalsed teemad, mis vajavad siis tervendamist. Venus on meil Skorpionis 7. novembrist alates ja võib tuua siis intensiivseid tundeid, sügavamat tõmmet, aga ka vajaduse piire ja sõltuvusi võib-olla väga ausalt vaadata. Kui olete suhtes, võib see olla ka uuenduse või puhastuse periood ja vallalised sünnid võivad tunda tugevat tõmmet kellegi vastu, kes toob kaasa ka sellise hingepeegelduse. Ehk siis olge valmis avameelsuseks ja sügavaks sidemeks, aga vältige kiireid otsuseid enne detsembrit. Just sellepärast, et meil on siin retro Merkuur. Marss on meil 4. novembrist Hamburis liikumas ja võib siis süvendada koostööd või ka intiimsust. On aeg, kus energia võib minna kõik või mitte midagi sellisesse režiimi. Soovite kas täielikult pühenduda või eemalduda. Kuna siin on retro Merkuur, siis võib-olla mitte hüpata uute suhtesse
ega suurtesse riskidesse. Et kasutada seda siis võib-olla enesearenguks, õppida midagi uut, mõista oma sisemisi mustreid, teha plaane tulevikuks, aga mitte veel siis tegutseda. Ja 11. november Jupiter läheb meil retrosse vähimärgis, kutsub tagasi teid pere, kodu ja sisemise stabiilsuse teemade juurde. Võite siis soovida parandada suhteid lähedustega või ümber hinnata, mis teeb teid tõeliselt siis õnnelikuks ja annab teile turvalisust. Ja soodustab siis sellist emotsionaalset vaimset kasvamist läbi vaikuse ja võib-olla reflektsiooni. Ja Uraan läheb meil tagasi sünni 8. november, läheb teie oma märki ja käivitab siis sellist isiklikku uuesti sündi. Et võivad olla siis väga ootamatud taipamised ja selgused ja need võivad muuta seda, kuidas te ennast väljendate ja mis suunda liiguta. Ja kuna te loomu poolest olete ikkagi selline stabiilsuse otsija, siis nüüd võib ellu tulla selline võimalus, et saate areneda ja kohaneda ja midagi uut alustada. Ehk siis laske lahti liigsest kontrollist ja olge avatud muutustele, et need võivad tuua siis väga kaua oodatud vabanemise. Saturn on meil 28. novembril otseks liikumas Kallade märgis ja toob siis sellist selgust ja struktuuri teie tulevikuvisiooni ja sõprussuhete valdkonda, ehk siis on hetk, kus te saate aru, kes on tõeliselt teie sõbrad ja milliseid eesmärke tasub ka siis edasi arendada. On selline tunne, et nüüd me saame jalad alla ja suudame oma ideed ka reaalsuseks muuta. Täiskuu tuleb ka sõnnis 5. novembril teie märgis, seega väga oluline sündmus ja sümboliseerib sellist isiklikku läbimurret ja enesekehtestamist. Kui te olete töötanud mõne eesmärgi nimel, võib nüüd tulla selgus ja avalik tunnustus. Emotsioonid on väga kõrged ja püüdke siis jääda selliseks kahe jalaga maa peal ja ärge tehke veel otsuseid, ainult siis tunnete ajel, et tähistage oma saavutusi, tehke midagi, mis toob teile meelerahu, et see on aeg, kus oma väärtuse ja enesehinnangu teemadega tegeleda ja võib-olla siis ka kinnitada. Ja noorkuus Varus on meil Skorpionis 20. november ja aktiveerib teie partnerluse koostöösektori ja kuna Merkuur on endiselt meil retros, siis on pigem see aeg sisemiseks ümberhäälestuseks, mitte uute alguste käivitamiseks ja võib-olla toob siis mõistmise, mis tüüpi suhteid te soovite üldse luua, aga nende nii-öelda vormistamiseks tuleb veel siis natukene oodata. Kaksikud novembris. Kuni 22. november aktiveerib päikene teie töö, rutiinide ja tervisesektorit ja keskendub siis see aeg pigem sellisele korraldusele ja tõhususele. Võib-olla soovite oma elu struktureerida, parandada oma igapäevast toimimist, vaadata üle oma töökorraldust, harjumusi, toitumist, kuidas te oma energiaid kasutate ja Skorpion annab siia siis sügavust, mida te siis teete päriselt hinge ja kirega. Ja alates 22. november, kui päikene liigub meil hamburisse, on teie partnerluse ja koostöösektoris, ehk siis liigub fookus teistele inimestele, koostööle, lepingutele, suhted muutuvad väga oluliseks, aga kuna Merkuur on retros ja Merkuur teid ka valitseb, siis on oluline mitte rutata järelduste või otsustega, vaid et kuulata ja vaadata, kuidas siis tegelikult asjad lähevad. Seega, Merkuur on meil retros 9–29. november, liigub tema hamburis kuni 18. november, mis on siis partnerlused, lepingud, suhtlus teie jaoks teistega võib vajada siis selgitamist, ehk siis vältige uusi koostöö või suhte alguseid. Ja alates 19. november on siis Skorpionis teie töö, tervise, igapäevaelu teemad vajavad siin ümberhindamist ja võite avastada, et mõni harjumus ei teeni teid enam. Venus läheb meil Skorpionisse 7. november ja toob teie töö ja tervise valdkonda võib-olla rohkem ilu ja tasakaalu. Töö võib muutuda meeldivamaks, eriti kui keskendute koostööle ja harmooniale kolleegidega ja toob kindlasti ka intensiivset tõmmet ja kirglikku energiat. Võimalik, et tekib sügavam side kellegagi töö kaudu.
Ehk siis panustage kvaliteeti, mitte kvantiteeti. Teen vähe, aga südamest ja kasutage seda siis oma igapäevaelu lihtsustamiseks ja teist kuu poolt võib-olla siis suhete tasakaalustamiseks. Marss liigub meil hamburisse 4. november ja teie suhte- ja koostöösektoris toob siis kirglikku ja otsekohest energiat suhtlemisse. Võib ka tuua muidugi vaidluseid või siis ka ausaid vestluseid, mis siis lõpuks ka selguse toovad. Kui suhe või koostöö vajab värskendust, siis päris kindlasti on siin aeg rääkida asjadest, mis on seni õhku jäänud, aga tehke seda siis rahulikult ja diplomaatiliselt. Jupiter alates 11. november on meil retros, mõjutab teie raha, väärtuste ja turvatunde teemat, aitab teil võib-olla siis hinnata, kuidas te teenite, säästate, väärtustate oma oskuseid, ehk siis hea aeg rahalise nii-öelda ülevaatuse planeerimise jaoks, mitte riskantsete sammude astumiseks, ehk siis korrastage oma eelarvet, aga ärge veel tehke investeeringuid. Ja Uraangi läheb meil sõnnimärki 8. november teie alateadvuse ja hingeelu sektorisse ja toob sealt siis vaimseid ärkamisi, intuitiivseid taipamisi, võib tuua unenägusid, märke, sisetunnet, mis näitab teile, mis vajab vabastamist. Vanad mustrid võivad tagasi tulla, et saaksid siis seekord teadlikumalt muuta. Ehk siis jälgige oma unenägusid ja märkamisi. Seal võib olla siis juhis, kuidas edasi liikuda. Ja 28. november liigub Saturn meil otse Kalade märgis ja toob siis rohkem selgust, stabiilsust teie karjääri ja eesmärkide valdkonda. Kui olete tundnud, et töö või tulevik on olnud ebaselge siiamaani, siis nüüd hakkate nägema konkreetseid samme. Ehk siis aeg on siis küps realistlike plaanide koostamiseks, aga mitte siis veel ka lõplikeks otsusteks. Täiskuu 5. november toob taas teie alateadvuse ja vaimse puhastumise päevakorda, toob selgust, mida me peame lahti laskma, võite kogeda tugevat sisemist vabastust, näiteks vabanete stressist, väsimusest, ebavajalikest kohustustest. Ehk siis tehke ruumi vaikusele, meditatsioonile, lihtsalt puhkusele, laske lahti sellest, mis enam ei teeni, ja siis detsembrist alates saate juba uue energiaga alustada. Ja 20. november on meil noorkuu, aktiveerib teie töö- ja tervisevaldkonna, aga kuna Merkuur on meil veel retro liikumises, siis ei ole hea aeg veel uue projekti käivitamiseks, et pigem külvata siis midagi uut ja sellest saab siis midagi efektiivsemat, võib-olla enesedistsipliiniga seotud, mis annab teile ka parema enesetunde ja tulemused tulevad siis alles võib-olla detsembris. Ehk siis planeerige, organiseerige, looge struktuuri, aga ärge veel tegutsege. Vähid. Kuni 22. november päike liigub meil Skorpionis ja on teie loovuse, romantika ja eneseväljenduse sektoris. Ehk siis toob kirge inspiratsiooni, võib-olla vajaduse teha midagi südamest. Võite kogeda tugevaid tundeid, mis puudutavad armastust, lapsi, loomingulisi projekte ja aitab teil minna sügavamale, mitte siis ainult nautida, vaid ka mõista, miks miski teid tõeliselt liigutab. Ja alates 22. november, kui päike läheb meil hamburisse, suunate fookuse töö, tervise ja igapäeva valdkonda. Ehk siis on aeg oma harjumusi korrastada, tõsta produktiivsust, aga kuna Merkuur on veel retros, siis ärge veel tormake uute alguste poole, pigem planeerige ja täiendage olemasolevat. Ja Merkuur liigub meil retros 9–29. november ja kuni 18. november on ta siis hamburi märgis, mis on teie igapäevaelu töökorralduse sektoris ja need võivad vajada siis ümbermõtestamist ja ärge võtke siis endale liiga palju kohustusi siin ja alates 19. november liigub ta Skorpionis, teie loomingu, romantika ja eneseväljendus saavad siin tähelepanu, vana armastus või ka vana inspiratsioon võib taas esile kerkida. Ärge siis alustage uusi projekte ega suhteid enne, kui siis Merkuur pöörab otseks. Kasutage seda aega vanade ideede täiustamiseks ja võib-olla ka sisekaemuseks.
Ja Veenus alates 7. novembrist toob siis kirge ja emotsionaalset sügavust teie romantikasse ja loovusesse, tunnete soovi armastada täiel rinnal ja väljendada ennast julgelt ja see võib tuua ka väga tugeva tõmbe kellegile minevikust, sest et meil on retromõju ja sealt võib siis tulla see mineviku side, aga pigem siis selleks, et seda puhastada või lõpetada. Aga olge siis aus oma tunnete osas, vältige impulsiivseid otsuseid ja tugevad tunded vajavad aega selleks, et seetida. Marss liigub meil 4. november Hamburisse, teie töö- ja tervisesektorisse, tunnete rohkem jõudu, soovi asju korda teha, aga kuna meil on Merkuur retros, siis see võib tuua natuke takistusi või ajutist viivitust. Marss julgustab sind tegutsema, aga tehke seda siis teadlikult, mitte ennast läbi põletades. Ehk siis leidke töö ja puhkuse vahel tasakaal. Parim viis selle energia kasutamiseks on keskenduda tervise tugevdamisele ja füüsilisele heaolule. 11. november, Jupiter on meil retros ja toob siis sisemist kasvu, emotsionaalset arengut, ehk siis on aeg keskenduda sellele, kes te olete ja kuhu olete teel. Võite tunda vajadust aeglustuda ja keskenduda isiklikule rahule ja tervendamisele. Ehk siis ei ole aeg suurteks sammudeks, vaid oma hinge nii-öelda taasühendamiseks. Kõik, mis praegu siin küpseb, hiljem tulevad siis tulemused. 8. november on Uraan meil tagasi Sõnni märki minemas ja toob siis muudatusi teie jaoks sõpruse ja kogukonnasektoris. Ehk siis ootamatud sündmused või uued inimesed võivad teid inspireerida, aga ka mõni vana suhe võib siin vajada lõpetamist ja võite mõista, et on aeg muuta seda, kuidas te teistega üldse ühendute ja jagate oma energiat. Ehk siis olge avatud uutele kontaktidele ja ideedele. Uraan võib tuua täiesti värske hingamise just siis, kui olete valmis laskma lahti vanast. Ja 28. november Saturn pöörab meil Ootseks, kalade märgis. Saturn toob meile selgust, stabiilsust ja teie jaoks just teie õppimise, reisimise, vaimse kasvu valdkonda. Kui te olete tundnud, et inspiratsioon on olnud kuidagi ebaselge, suund on ebaselge, siis nüüd hakkate rohkem aimu saama, kuhu poole liikuda ja mis teid tegelikult siis nii-öelda kasvatab. Et on aeg panna paika reaalsed sihid, mille poole siis pürgima hakata. Ja 5. november täiskuu Sõnnis on teie sotsiaalses ja kogukonnasektoris, toob siis nähtavale sõprussuhteid, gruppe, kollektiivseid eesmärke, võite kogeda edu mõnes meeskonnaprojekti valdkonnas või tunda siis vajadust eemalduda energiast, mis teid enam ei toeta. Ehk siis väärtustage neid, kes teid tõeliselt toetavad ja vabastage ennast kohustustest, mis teid väsitavad. Ja meil on 20. november Noorkuu ja tuleb teie romantika ja loovuse sektorisse, aga kuna Merkuur on ikka veel retros, siis see ei ole hea aeg veel uue suhte jaoks või uue loomingulise projekti käivitamiseks, küll aga on see võimas selline kavatsuste seadmise aeg, millist armastust, rõõmu või inspiratsiooni me soovime oma ellu tuua. Ehk siis kasutage seda energiat oma sisemise lapsega kontakti saamiseks ja enda rõõmuallikate taasavastamiseks. Lõvid kuni 22. november, kui päike on meil Skorpionis, on ta teie kodupere ja sisemise tasakaalu sektoris. Seega kutsub teid puhkama, taastuma, süvenema oma kodustesse teemadesse. Võib-olla see on emotsionaalne või ka siis füüsiline või hingeline kodu. Võite tunda vajadust tagasi tõmbuda, taastada oma sisemist rahu ja see Skorpioni energia aitab teil vabastada vanu pingeid, tugevdada emotsionaalset turvatunnet. Ja alates 22. november, kui päikene liigub meil Hamburisse, toob teie jaoks fookusesse rõõmu, loovuse, romantika teemad. Ehk siis on aeg, kus süda tahab mängida, nautida ja väljendada ennast vabamalt, aga meil on retro-Merkuuri aeg, ehk siis tasub veel hoogu pidada, enne kui uusi projekte või suhteid käima tõmmata.
ehk siis Merkuur on meil retros 9–29 november, hamburis liigub tema kuni 18 november, ehk siis armastus ja loovus vajavad teie jaoks võib-olla ümbermõtestamist ja vanad romantilised olukorrad võivad taas esile kerkida, et nad saaksid selgust, mida tegelikult soovite, ja alates 19 november on siis Skorpioni märgis, teie kodused peresisesed teemad võivad vajada siin tähelepanu või ümberkorraldust. Ehk siis võtke aega rahu taastamiseks oma lähiringis. Veenus on meil alates 7. november Skorpionis liikumas, süvendab teie vajadust emotsionaalse läheduse ja koduse harmoonia järele, tunnete võib-olla soovi olla rohkem oma inimestega ja luua sügavamat tähendust. See energia võib siis tuua nii kirglikke hetki kui ka vajadust aususe ja usalduse järele, eriti peresuhetes või lähisuhetes, ehk siis looge oma kodus soe, toetav õhkkond, kus saate siis tõeliselt lõõgastuda. Kui suhetes on pingeid, siis rääkige, ärge vaikige, see toob tervenemise. 4. november on meil Marss hamburi märgis ja tema toob meil rõõmu ja loovust teie romantikasektorisse, annab siis energiat ja inspiratsiooni, aga võib-olla ka tugevat impulssi ennast väljendada. Võite siis tunda suurt soovi jagada oma loomingut või armastust. Soovitus on siis kasutada seda energiat loominguks, loovate ideede visandamiseks, aga veel mitte tegutsemiseks, kuna meil on retro Merkuur. Ja 11. november alates on meil ka Jupiter retros vähimärgis ja toob siis nii-öelda tagasivaate teie alateadvuse ja hingeelu teemadesse, toob võib-olla esile unistused, sisemised hirmud ja varjatud potentsiaalid ka. Ja võite tunda vajadust puhata, enda sisse vaadata, see on pigem sellise vaimse kasvu ja sisemise arengu aeg, mitte siis selline väline laienemine. Keskenduge siis rahule, vaimsele tervenemisele, inspiratsiooni kogumisele, mitte siis teistele tõestamisele. 8. november Uran läheb meil tagasi sõnnimärki ja teie karjääri ja eesmärkide sektorisse toob võib-olla ootamatuid pöördeid või uusi vaatenurki teie tööellu. Kui olete tundnud, et olete jäänud mugavustsooni, võib nüüd tekkida sisemine tõuge midagi muuta. Tuleb ootamatuid võimalusi või muutuseid töös, mis võivad olla tegelikult vabanemiseks väga head. Elu suunab teid julgema väljenduse poole. Ärge siis hoidke kinni vanast sellisest professionaalsest kuvandist, laske uuel mina-versioonil esile tulla. 28. november Saturn läheb meil otseks kalade märgis ja toob selgust ja struktuuri teie rahaliste jagatud ressursside teemadesse. Kui viimased kuud on olnud ebakindlad, näiteks investeeringute poolest või võlgade või partneri rahalise toe valdkonnas, siis nüüd hakkate nägema kindlamaid viire ja suunda. Ehk siis tegelikult on see vastutuse ja küpsuse aeg, teadlikkus siis sellest, mida ma annan ja mida ma vastu saan. 5. november on meil täiskuu teie karjääri ja avaliku rolli valdkonnas, ehk siis võib tuua tunnustust või olulise tööalase läbimurde, aga samas võib tuua ka vajaduse leida tasakaal töö ja kodu vahel. Siis midagi, mille nimel olete töötanud, võib nüüd avalduda või vajada korrigeerimist. Seega tähistage oma saavutusi, kuid ärge ennast siis läbi põletage, kui olete väsinud, tõmmake ennast tagasi, sest et tõeline jõud tuleb ainult siis, kui te puhkate. 20. november on meil noorkuu ja teie kodupere valdkonnas ja kuna Merkuur on meil endiselt retros, siis ei ole hea aeg suurte koduste muutuste jaoks või kolimiste alustamiseks, küll aga sobib see sellise hingelise rahu ja kavatsuste seadmiseks, kuidas luua stabiilsem ja rahulikum koduenergia näiteks, mis toidab teid ka seespoolt. Ehk siis looge selline rahulik kodu, füüsiline ja emotsionaalne turvatunne hakkavad nüüd ilmselt siin siis juurduma. Neitsid. Kuni 22. november on päike Skorpionis, aktiveerib teie kommunikatsiooni, õppimise ja lähisuhtluse valdkonda, ehk siis toob tähelepanu sellele, kuidas te räägite, kuulate, jagate oma ideid
ja võib-olla tunnete vajadust oma mõtteid sügavamalt väljendada ja parandada võib-olla ka mõnda suhet. Ja see energia aitab teil minna pealiskaudsusest kaugemale, rääkida tõde isegi siis, kui see tundub ebamugav. Ja alates 22. november, kui päikene läheb meil hamburisse, läheb tähelepanu rohkem kodu, pere ja sisemise turvatunde teemadele, tekib võib-olla soov siin aeglustada ja leida emotsionaalne tasakaal. Samas, kuna Merkuur on meil siin reetros, on parem pigem planeerida, mõtiskleda, mitte siis tegutseda. Ehk siis Merkuur on meil retros 9–29 november, hamburis liigub tema kuni 18 november, mis on teie kodu, pere ja mineviku valdkonnas, ehk siis need teemad võivad taas esile kerkida. Võite avastada, et mõni vana arusaamatus vajab siin klaarimist ja alates 19. november suhtlus, kirjavahetus, ideede vahetus vajab võib-olla täpsustamist ja vältige siis järelduste tegemist enne, kui kõik faktid on teada. Ja Venus on meil Skorpionis alates 7. novembrist ja annab siis sügavust teie sõnadele kontaktide kaudu ja teie mõtted on võib-olla kirglikumad, sõnumid on mõjuvamad, ehk siis on aeg, kus te võite panna teisi kuulama. Kui te räägite südamest, võite tunda tõmmet kellegi vastu, kes inspireerib teid just intellektuaalselt või siis vaimselt, ehk siis kasutage seda energiat, et parandada suhtlemist, mitte ainult rääkides, vaid ka kuulates. Ja Marss on meil hamburis 4. novembrist alates ja süvendab siis kodupere teemasid. Võite siis tunda soovi muuta oma elukorraldust või ümber kujundada oma eluruumi, aga kuna meil on ka reetro Merkuur alates 9. siis võib-olla mitte teha suuri praktilisi samme enne kui siis detsembris, ehk siis kasutage seda aega pigem sisemiseks tööks, koduse energia puhastamiseks, võib-olla siis luua korda oma keskkonnas ja luua ruumi rahule. 11. november Jupiter on meil retrosse läinud siin vähimärgis ja toob sellised tagasivaate sõpruse koostöö valdkonnas, aitab teil siis mõista, millised ühendused teid tõeliselt toetavad, millised on võib-olla ammendunud. Väga hea aeg vaadata üle oma tulevikuvisioonid ja sõprussuhted, mis siis loob tähendust ja mis mitte. Et ärge otsige siis kogukonna kinnitust siin, vaid väärtustage sisemist kuuluvustunnet. 8. november, Uraan läheb meil tagasi sünnimärki teie õppimise, reisimise ja maailmavaate sektorisse, ehk siis toob seal ootamatuid taipamisi ja ka võimalusi. Ehk siis võite tunda tugevat soovi avarduda, õppida midagi uut, kas siis vaimsel või ka akadeemilisel tasandil ja võib raputada siis teie seniseid uskumusi selleks, et saaksite kasvada. Ja 28. november Saturn pöörab meil otseks ja liigub teie partnerluse koostöö sektoris, toob seal siis selgust ja stabiilsust suhetesse. Kui viimastel kuudel on olnud ebakindlust või distantseerumist, siis hakkate nüüd nägema, kuidas usaldus ja aus suhtlus võivad luua tugevama ühenduse. Ehk siis väga selline küpsemise aeg suhetes, nii isiklikus kui ka tööalases plaanis. 5. november on meil täiskuu ja tuleb teie õppimise, reisimise, elufilosoofia sektorisse, ehk siis toob selgust, kuidas soovite maailma kogeda, kuidas oma teadmisi jagada, võite saada uudiseid, mis avardavad teie mõtteviisi või hoopis lõpetada mõne õpinguprojekti. Ehk siis usaldage oma sisetunnet, aga jääge realistlikuks, tehke siis järeldusi, mitte veel mingeid kindlaid plaane. Ja 20. november on meil noorkuu, annab siis uue hingamise teie mõtte- ja suhtlussektorisse, aga kuna Merkuur on retros, siis on see pigem selline sisekaemuse ja kavatsuste seadmise aeg. Võite tunnetada uusi ideid või visioone, kuid ärge veel hakake seda siis avalikult jagama, laske sellel veel küpseda. Seega
kirjutage, planeerige, visualiseerige, tehke sellist vaimset eeltööd ja viljad hakkavad siis idanema natukene hiljem. Kaalud. Kuni 22. november on päike Skorpionis, teie raha, väärtuste, enesehinnangu sektoris ja kutsub teid siis praktiliselt mõtlema, oma ressursse ümber hindama, võite mõista, et vajate võib-olla selliseid stabiilsemat suhet nii raha kui iseendaga ja võib tõsta siis esile teemad, mis on teie jaoks tõeline väärtus, mitte ainult siis materiaalselt, vaid ka emotsionaalselt ja alates 22. november toob siis värskust ja avardumist teie suhtluse, õppimise, ideede ja uute kontaktide valdkonda, et need ärkavad siis taas ellu. Aga kuna meil on retro Merkuur siin, siis see hoiab ilmselt veel natukene tagasi, et ärge siis veel kiirustage tegutsema. Ehk siis on hea aeg mõtete kogumiseks, mitte veel avalikuks väljaütlemiseks. Et Merkuur on meil 9–29 november retros, hamburis liigub ta kuni 18 november, ehk siis teie kommunikatsiooni, reisimise, tööalased kokkulepped võivad siis vajada täpsustamist või võib seal tekkida arusaamatusi või viivitusi. Ja 19 november alates rahateemad ja väärtused vajavad siin ümber mõtestamist. Võite mõista, et osa teie energiaallikast on seotud minevikumustritega, mida on aeg vabastada, ehk siis ärge tehke veel suuri rahalisi otsuseid ega sõlmige lepinguid enne kui siis peale 29. novembrit. Ja 7. november Veenus läheb meil Skorpionisse ja rõhutab siis raha, väärtuste ja emotsionaalse turvatunde teemasid, toob sügavust, aga ka vajadust aususe ja isikliku jõu järele. Võite tunda tugevat soovi oma väärtust tõestada, kas siis armastuses, töös või loomingus. 4. novembrist on meil Marss hamburi märgis, toob see energiat teie jaoks kommunikatsiooni ja eneseväljenduse valdkonda. Võib-olla tunnete, et tahaks rääkida, kirjutada, jagada oma ideid, aga Merkuur on meil retros, mis võib põhjustada ka valesti mõistmisi. Seega valige sõnu hoolikalt ja vältige impulsiivseid vestluseid, eriti töö või perekondlikes arutlustes. Ja 11. november läheb meil ka Jupiter retrosse ja toob siis sellised tagasivaate teie karjääri ja elusuundade teemadesse. Aitab teil mõista, kas olete õigel teel ja kas teie töö või roll ühiskonnas toidab teid tõeliselt ja hea aeg professionaalseks reflektsiooniks, mitte siis veel suurteks muudatusteks. Ehk siis mõelge, kuhu tahate kasvada, mitte siis ainult ametlikult, vaid ka hingeliselt. Ja võib-olla küsida endalt, et kas minu töö väljendab minu väärtuseid. 8. november Uraan läheb tagasi sõnnimärki ja teie ühiste ressursside sügava transformatsioonisektorisse võib tuua ootamatuid muudatusi rahalistes või emotsionaalsetes sidemetes, näiteks partneriga seotud rahateemades või ühistes projektides. Muutused võivad algul tunduda küll ebamugavad, aga need viivad teid autentsema ja sõltumatu jõu poole. Ehk siis usaldage muutust, isegi kui see toob ajutise ebakindluse. Hiljem toob ta pigem vabadust ja sellist sisemist tugevust. 28. november Saturn pöörab meil otseks kalade märgis ja toob siis selgust teie töö, tervise ja igapäevasektorisse. Kui viimasel ajal on olnud hajused või mingisugused rutiinid on segi paisatud olnud, siis hakkab nüüd selginema, kuidas oma aega ja energiat paremini jaotada. Ehk siis väga hea aeg uute süsteemide loomiseks, mis aitab teil elada tasakaalus. 5. november on meil täiskuu teie ühiste ressursside ja sügava transformatsioonisektoris, ehk siis võib tuua selgust rahalistes või ka intiimsetes teemades, mis on olnud viimastel nädalatel pinnal. Ja mõni selline partnerlus, kas siis töö või isiklik, võib jõuda pöördepunktini. Ehk siis laske lahti sellest, mis teid emotsionaalselt või rahaliselt kurnab, ehk siis see on vabanemise ja tervenemise aeg. 20. november on meil noorkuu ja avab siis uue tsükli teie raha ja väärtuste sektorisse.
aga Merkuur on endiselt retros, seega ei ole veel hea aeg uut projekti või investeeringut alustada. Pigem on see selline kavatsuse külvamise koht, mida soovite järgmisel kuul kasvatada, rahalist turvatunnet, töö motivatsiooni või hoopis sisemist väärtust, ehk siis tehke nimekiri oma eesmärkidest, ressurssidest, nii materiaalselt kui ka emotsionaalselt. Skorpionid, palju õnne kõikidele Skorpioni päikesega kuulajatele. Käes on teie sünnipäevakuu ja on aeg vaadata, mida uus aastaring teile isiklikult pakub. Omalt poolt saame pakkuda aasta ülevaate konsultatsiooni, et siis koos üle aasta teemad siis üle vaadata. Ja kuni 22. november ongi teie märgis meil päikene liikumas, annab teile jõudu, nähtavust, eneseteadlikkust ja väga selline oluline hetk, aeg, kus te saate alustada uut tsüklit, seada omale eesmärke, taastada oma väge ja annab teile siis rohkem kirglikkust, ausust, tervenemist ja saate siis särada väga eredalt, eriti siis, kui olete aus oma tunnete ja soovide osas. Ja alates 22. november, kui päike liigub ampurimärki, toob siis fookusesse teie rahaväärtuste ja enesehinnangu. Ehk siis on aeg kindlustada see, mida olete ehitanud, luua rahalist ja emotsionaalset stabiilsust. Aga kuna Merkuur on meil retros, siis on pigem analüüsida ja targem kui et riskida ja planeerida ja mitte veel tegutseda. Et Merkuur on meil siis retros 9–29 november, liigub tema kuni 18 november teie rahaga seotud valdkonnas, ehk siis hamburis, ja need otsused ja investeeringud tuleks siis pigem edasi lükata, mis on rahaga seotud. Ja võite avastada, et mõni kulutus või kokkulepe vajab siin läbivaatamist. Ja alates 19. november on siis Skorpionis, ehk siis teie märgis ja minevikust võivad taas esile kerkida inimesed või teemad, mis vajavad lahendust. Ehk siis on selline emotsionaalne puhastumine ja uus algus. 7. november, Veenus liigub ka teie märki, annab teile sellise erilise võlu, magnetismi ja enesekindluse ja on hea aeg, mil armastus ja suhete energia on väga selline sügavalt intensiivne. Suhetes tahate kõike, täielikku ühendust, ausust, kirge ja vallalised skorpionid tõmbavad ligi inimesi, kes peegeldavad nende enda sisemist jõudu ja samas võite tunda siis ennast proovile panduna, kui kardate haavatavust. Ehk siis kasutage seda energiat, et taas ühendada ennast oma südamega. Kui olete suhtes, looge turvaline ruum, kus ausus ja kirg saavad koos eksisteerida. Kui olete vallaline, ärge leppige poolikuga. Ehk siis te vajate pigem tõelist sügavust. 4. novembril läheb meil Marss hamburi märki, tõstes fookusesse teie raha, isikliku kindlustunde sektori, tunnete soovi ilmselt saavutada rahalist sõltumatust ja praktilist turvatunnet, aga Merkuur on meil retros ja pigem siis vältida impulsiivseid oste või investeeringuid. Kasutage seda aega eesmärkide planeerimiseks ja strateegiliseks mõtlemiseks ja tegutsege siis alles detsembris. 11. november, Jupiter läheb meil retrosse ja toob siis tagasivaate teie jaoks õppimise, reisimise ja maailmavaate teemadesse. On selline aeg, mis aitab uuesti mõtestada, milline suund teid tõeliselt inspireerib. Võite tunda vajadust süvendada oma teadmisi või tegeleda vaimse arenguga. Ja 8. november, Uraan läheb tagasi sünnimärki teie partnerluse koostöösektorisse, ehk siis toob võib-olla ootamatuid muudatusi suhetesse. Võite avastada, et mõned suhted vajavad vabadust, samas kui teised muutuvad sügavamaks ja teadlikumaks. Ja 28. november, Saturn pöörab meil retrost siis välja otseks, on kalade märgis, toob selgust, struktuuri teie loovuse, romantika ja eneseväljenduse sektorisse.
Ehk siis, kui viimased kuud on olnud loominguliselt võib-olla seisnud, siis nüüd hakkab energia taas voolama. Aeg on mõista, kuidas te saate oma andeid rakendada praktiliselt ja vastutustundlikult. Ehk siis, looge midagi püsivat, olgu see siis suhe, kunstiprojekt või isiklik arengusuund. 5. november, täiskuu, on teie partnerluse ja koostöösektoris, toob siis suhteid ja liite fookusesse, seal võib olla siis suhete kulminatsiooni, kas koostöö süveneb või hoopis lõpeb. Emotsioonid on väga esil, aga energia näitab, milline side on siis vastastikune ja väärti jätkamist. Ja 20. november, noorkuu, teie enda märgis, ehk siis väga-väga võimas isiklik uuestisünd, kuna ka Merkuur on meil endiselt retros, siis ei ole see veel aeg väliseks tegutsemiseks, vaid selliseks seemnete külvamiseks, et kes sa tahad olla ja mida tahaks luua. Ehk siis kirjutage üles oma kavatsused, ärge neid veel jagage ja pigem algab siis see uus tsükkel niimoodi vaikselt, aga sügavalt. Hamburid. Novembris päikene liigub meil 22. novembrini Skorpionis, aktiveerib teie alateadvuse, sisemaailma ja hingeelu sektori. Ehk siis on pigem aeg sisepoole vaadata, vajate rohkem vaikust, privaatsust, aega taastumiseks. Tegelete võib-olla lõpetamata teemade või sisemiste protsessidega, mis vajavad tervendust ja see energia aitab teil vabastada vanu hirme, mustreid, selleks, et saaksite uuel hooajal uuesti sündida. Ja muidugi palju-palju õnne ka kõikidele hamburi päikesemärgi kuulajatele. Siit algab teie uus aasta ning on kätte jõudnud teie sünnipäeva aeg. Mis aga tähendab, et on ka aeg vaadata teie isiklikku uut aastat, mida see teile siis pakub. Ehk siis alates 22. november on päike teie märgis ja toob see siis teie isikliku uue alguse, energiatase tõuseb, optimism tuleb tagasi, fookus liigub eesmärkide seadmisele. Kuna meil on Merkuur ikkagi retros, siis võib võtta uute plaanide elluviimine veel aega, et võtke siis rahulikult, kavandage, unistage ja tegutsege veidi hiljem. Merkuur on meil retros 9–29. november, hamburis tema on siis 18. novembrini, mil siis suhtlemine, eneseväljendus võivad olla ebatäpsed ja tuleks vältida liigset kiirustamist ja ärge võtke kohe uusi projekte ette. Ehk pigem siis mõtisklemiseks ja plaanide ümberhindamiseks ja 19. alates on Skorpionis tagasi, ehk siis minevik ja varjatud tunded kerkivad esile, et neid siis puhastada ja võitegi tunda sellist või kogeda sellist déjà vu tunnet, justkui ajalugu korduks, aga et saaksite siis seekord teistmoodi reageerida võib-olla. 7. november, Veenus läheb meil Skorpioni märki, teie vaimse ja alateadliku sektori valdkonda ja toob kaasa siis sügava tundlikkuse. Soovite võib-olla intiimsemat lähedust, mitte niivõrd väljapoole suunatud armuelu kui siis et hingelist ühendust. Ja võite tunda vajadust eemalduda mürast, keskenduda sisemisele harmooniale. Vanad armastusteemad võivad jällegi pinnale kerkida, et siis neid lõplikult tervendada. Ehk siis laske endal tunda ja andestada nii endale kui ka teistele. 4. november, Marss on meil hamburi märgis, ehk siis teie enda märgis ja energia ja motivatsioon võiksid siin kasvada, aga Merkuur on meil retros, ehk siis ärge veel tormake, mõelge oma eesmärgid ikkagi läbi, annab küll kindlasti julgust, seiklushimu ja valmisolekut riskida, aga liigne otsekohesus võib tekitada siin konflikte. Ehk siis tegutsege siis, kui olete kindel oma suunas. Ja 11. november on Jupiter, läheb meil retrosse ja kutsub teid siis võib-olla rohkem sisemisele tööle, puudutab emotsionaalseid sidemeid, intiimsust, usaldust. Kas te lasete ennast siis tõeliselt toetada või tahate kõike kontrolli all hoida? Tegelikult on see selline emotsionaalse paranemise ja sisemise tugevuse taastamiseks väga hea aeg.
8. november, Uraan läheb meil tagasi sünnimärki teie töö- ja tervisesektorisse, võib tuua siis seal ootamatuid muudatusi teie igapäevaellu, rutiini, töökorraldusse, võib-olla ka füüsiline enesetunne, võivad siis kõik vajada värskendamist ja see ei pruugi olla üldse negatiivne, pigem on selline äratus, mis aitab vabaneda vanadest mustritest ja töötada siis targemalt, mitte rohkem. Ehk siis muutke oma rutiini teadlikult ja võib-olla ka sellised väiksed muudatused igapäevaelus toovad pigem suure sisemise vabaduse. 28. november Saturn pöörab meil otsaks kalade märgis ja toob siis selgust teie kodu ja sisemise stabiilsuse valdkonda. Ehk siis, kui viimased kuud on olnud emotsionaalselt segased või ebakindlad, siis hakkate tundma nüüd maandumist ja rahu. Ehk siis on aeg luua tugev sisemine alus, kodu, pere ja emotsionaalne turvatunne saavad nüüd uue tähenduse. 5. november, täiskuu, toob siis teie töö- ja tervise teemad jälle fookusesse. Midagi, mida olete pikalt teinud, võib nüüd lõppeda või jõuda olulise verstapostini ja võib see tuua ka vajaduse oma kehale rohkem tähelepanu pöörata, võib-olla puhkus ja tasakaal on siin hädavajalikud. Ärge siis üle töötage ja võib-olla tasub siin siis kurnevad harjumused maha jätta ja tuua igapäevaellu rohkem lihtsust. 20. november, noorkuu, on teie alateadvuse ja sisemise transformatsiooni sektoris. Kutsub teid võib-olla uuenema siis seal vaikuses, aga kuna Merkuur on meil endiselt retros, siis see ei ole hea aeg uute projektidega alustamiseks, vaid pigem sellise hingelise restardi tegemiseks, et kõik, mida te praegu mõtlete, millest unistate, hakkab siis oma vormi seadma alles detsembris. Kaljukitsed novembris kuni 22. november päike liigub Skorpionis, aktiveerib teie tuleviku sõpruse ja koostöösektorit. Ehk siis on aeg, kus selline võrgustumine ja tiimitöö võib tuua uusi inspiratsiooniallikaid. On hea aeg oma eesmärkide üle mõtlemiseks, kas need on ikka teie hingega nii-öelda kooskõlas või teenite kellegi teise unistusi. Ja energia toob ausust, sügavamat motivatsiooni. Teil on võimalus tugevdada sidemeid inimestega, kes teid tõeliselt toetavad. Alates 22. november, kui päike läheb meil hamburisse, suunate fookuse vaimsusele, sisemisele tööle ja võib-olla puhkamisele. Ehk siis see on ettevalmistuse ja taastumise periood enne siis detsembrit, kui on teie hooaeg. Ehk siis võtke tempo maha, hoolitsege enda eest, vabastage end sellest, mis on oma aja ära elanud. Merkuur on meil retros 9–29. november ja hamburis liigub tema kuni 18. november. Alateadvuse ja sisemaailma teemad võivad siis teie jaoks kerkida esile. Vanad mõtted, unenäod ja võib-olla ka mälestused tulevad pinnale, et saaksite neid siis lõpuks vabastada. Ja alates 19. november suhtlus sõprade, kolleegide ja kogukondadega vajab siin selgust. Mõni vana koostöö võib taas päevakorda tulla, et seda siis uuesti läbi vaadata. Ja 7. november alates Veenus liigub meil Skorpionis, toob sügavust, lojaalsust sõprussuhetesse ja koostöösse. Tunnete, et soovite võib-olla lähedasemalt suhelda inimestega, kes jagavad teiega väärtuseid ja maailmavaadet. Mõni sõprus võib süveneda intiimsemaks sidemeks või vastupidi, hajuda, kui puutub emotsionaalne tõde. Ja 4. november, Marss on meile hamburi märki läinud ja teie alateadvuse ja sisemise töö sektorisse, kutsub siis vaikusesse ja sügavamasse taastumisse. Energia võib siin kõikuda. Mõnel päeval olete väga motiveeritud ja loov, teisel päeval väsinud ja selline reflektiivne. Ärge sellega siis võidelge. See on selline viis öelda, et te peate vahepeal oma patareisid laadima, enne kui siis uus tsükkel saab alata. Ja 11. november, Jupiter läheb meil retrosse, saate siis tagasi vaadata partnerluse ja suhete valdkonnas.
on mõeldud suhete tervendamiseks ja väärtuste ümber mõtestamiseks, mis tähendab teie jaoks tõeline liit ja tugi. Mineviku sidemed võivad uuesti esile kerkida, et saaksite neid võib-olla siis lõpetada, sellist pooleliolevat peatükki. 8. november, Uraan läheb meil tagasi sõnnimärki ja teie loovuse, romantika, eneseväljenduse sektorisse toob uusi inspiratsiooniallikaid, ootamatuid tundeid ja see võib äratada teis uuesti mängulisuse ja soovi katsetada millegi loomingulisega, aga võib tuua ka ootamatuid pöördeid teie armuelus. 28. november, Saturn pöörab meile otseks ja toob selgust ja struktuuri teie suhtluse ja õppimise sektorisse. Kui viimased kuud on olnud segased või keskendumine keeruline olnud, siis nüüd hakkate nägema, kuidas saate oma teadmisi praktiliselt rakendada. Hea aeg mõne pikaajalise projekti või õppe eesmärgil taaselustamiseks. 5. november, täiskuu, toimub teie loovuse, rõõmu ja romantika sektoris, toob nähtavale isiklikud tunded, loomingulised saavutused ja võib tuua emotsionaalse kulminatsiooni suhetes või projektides, millega olete siis kirglikult seotud. Ja 20. november on meil noorkuu, toob siis uue tsükli teie tuleviku sõpruse ja eesmärkide sektoris, kuna Merkuur on meil ikkagi retros, siis ei ole veel aeg uute projektide käivitamiseks, vaid visiooni kujundamiseks ja annab teile ettekujutuse, millist suunda soovite siis detsembrist alates liikuda. Veevalajad. Päike liigub meil kuni 22. november Skorpioni märgis ja teie karjääri ja elu suunavas sektoris. Ehk siis on aeg, kus professionaalne nähtavus suureneb, fookuses on eesmärgid, vastutus, avalik roll ja toob see ka siis intensiivsuse ja sügavuse ja teil on võimalus minna oma töövaldkonnas sügavamale ja mõista, mis teid tegelikult motiveerib. Ja samas nõuab see aeg ka enesedistsipliini ja piiride kehtestamist, et vältida läbipõlemist. 22. november alates päike läheb meil Hamburisse, toob fookuse tulevikku, sõpruse ja koostöövaldkonda, avaldab siis sotsiaalset haaret, inspireerib uusi ideid ja toob ellu värskeid inimesi. Kuna Merkuur on meil retros, siis laske uutel kontaktidel rahulikult küpseda, enne kui nendega midagi kindlat loota. Ehk siis Merkuur liigub meil 9–29 november retros, kuni 18. november siis sõprussuhted ja koostöö võivad vajada ümberhindamist, mõni kontakt võib ootamatult katkeda või siis hoopis taas esile kerkida. Ja 19. november alates karjäär ja eesmärgid vajavad korrigeerimist, mõni projekt võib vajada uuesti alustamist või strateegia muutmist. Ja 7. november Veenus liigub meil Skorpioni märki ja toob siis võlu ja kirglikkust teie karjääri ja mainesektorisse, teie professionaalne kuvand saab särava tõuke, inimesed märkavad teid ja teie töö kannab emotsionaalset sügavust. Ja võib see energia tuua ka romantilise huvi, töö või koostöö kaudu. 4. november Marss läheb Hamburisse ja teie sõpruse, meeskonnatöö ja tuleviku visiooni sektorisse. Tunnete võib-olla soovi tegutseda, liituda uute ideedega, panustada suurematesse projektidesse, aga kuna Merkuur on meil retros, siis see võib tuua ka arusaamatusi või suhete hõõrdumisi gruppides. Ehk siis suunake see energia strateegiliselt, panustage ideedesse, mis teid tõeliselt sütitavad ja väldi siis tühiseid vaidluseid. Ja 11. november Jupiter läheb meil retrosse, saate siis tagasi vaatama töö, rutiinide ja tervise valdkonnas ja aitab teil mõista, kuidas oma igapäevane elu paremini struktureerida ja energiat hoida. Mineviku tööprojektid või terviseteemad võivad ka siin esile uuesti tulla, et neid siis tervendada ja tasakaalustada. 8. november Uraan läheb meil tagasi sõnnimärgi teie kodu ja sisemise stabiilsuse sektorisse. Toob siis võib-olla ootamatuid muudatusi pere või elukorralduses, võite tunda, et vajate rohkem vabadust, oma ruumi,
Samuti võivad tekkida spontaansed ideed kodu või elukoha uuendamiseks. Ja 28. november Saturn läheb meil otseks, toob selgust, stabiilsust teie raha ja väärtuste sektorisse. Kui viimasel ajal on rahalised teemad olnud ebastabiilsed, siis nüüd hakkate nägema, kuidas luua kindlam alus. Toetab siis praktilisi otsuseid, realistlikke eesmärke ja rahalise distsipliini taastamist. 5. november täiskuu toob siis esile teie kodupere ja sisemise turvatunde teemad. On aeg, mil saate selguse, kuidas soovite elada, kellega ennast ümbritseda, võib tulla ka otsus kolimise, koduprojekti või perekondliku suhte osas. Ja 20. november on meil noorkuu Skorpionis, teie karjääri eesmärkide sektoris, toob siis uue visiooni ja suuna teie professionaalsesse ellu. Kuna Merkuur on meil ikkagi retros, siis ei ole veel aeg uue projekti käivitamiseks, aga see on ideede külvamise koht, ehk siis mõelge, millist mõju soovite võib-olla siis detsembrist oma töö ja tegevuste maailmas avaldada. Ja kalad, kuni 22. november päikene on meil Skorpionis, aktiveerib teie õppimise, reisimise, maailmavaate sektori. On aeg, mis toob siis avardumise ja inspiratsiooni ja võite tunda tungi mõista elu sügavamalt ja õppida midagi uut. Aitab siis see energia ühendada teadmised intuitsiooniga. Teie sisemine õpetaja on väga tugev. Vaimne uurimine, meditatsioon ja sügav vestlus on praegu väga viljakas. Ja alates 22. november päike liigub Hamburisse, toob tähelepanu teie karjääri, elusuuna ja avalikule rollile. Hakkate tunnetama, millises suunas soovite liikuda järgmisel aastal, aga kuna Merkuur on veel retros, siis on targem mõelda ja planeerida, mitte veel siis samme alustada. Ja Merkuur on meil retros 9–29. november kuni 18. november on Merkuuris Hamburis, töö ja karjäär võivad siis tunda ennast kuidagi aeglustunuma ja tuleb vältida siin impulsiivseid otsuseid, oodata, kuni siis faktid on selged ja alates 19. november on Merkuur Skorpionis, õpingud, reisiplaanid ja vaimsed otsingud vajavad siin võib-olla kohandamist. Võite kogeda ka déjà vu olukorda, mis toob siis uusi taibamisi. 7. november Veenus on meil Skorpioni märgis, toob kirge ja sügavaid tundeid teie õppimise, inspiratsiooni ja vaimse kasvu sektorisse. Ja see võib tuua soovi jagada oma teadmisi või kogemusi teistega, õpetamise, kirjutamise või loomingulise väljenduse kaudu. Suhetes võib tekkida tõmme inimestega, kes avardavad teie maailmapilti või muudavad siis hinge sügavamat tasandit. 4. november Marss liigub meil Hamburi märki ja toob siis tugevat energiat teie karjääri ja eesmärkide sektorisse. Tunnete, et soovite midagi saavutada, aga kuna Merkuur on meil retros, siis pigem tuleks mitte tormata ja tegutseda läbimõeldult. Võite siis alustada uue karjäärialase tsükli ettevalmistusega, mis annab tulemusi alles detsembris. Ja 11. november Jupiter ka liigub meil retrosse ja saate sellise tagasivaatama romantika, loovuse ja rõõmu valdkonnas ja kutsub teid siis võib-olla uuesti ühendust looma oma sisemise lapse ja loovuse allikaga. Võite tunda vajadust vanade hobide või unistuste taaselustamiseks, mis kunagi rõõmu pakkus, võib nüüd uuesti üles ärgata. Ehk siis nautige lihtsaid rõõme. 8. november Ulaan läheb meil sõnnimärki tagasi ja teie mõtteviisi suhtluse sektorisse, mis võib tuua uue vaatenurga ja võib-olla ka ootamatuid ideid. Võite kogeda tugevat vaimset äratust. Ideed tulevad hästi ruttu ja vajavad võib-olla siis hiljem struktureerimist. On ka aeg, mil võite muuta oma suhtlemisviisi või siis mingisugust sellist digitaalset kohalolu. 28. november Saturn pöörab meil otseks kalade märgis, ehk siis teie enda märgis, toob siis selgust teie enesetunnetusse.
kuimastel aegadel võisite tunda segadust oma suuna või identiteedi osas ja nüüd siis hakkate selgemalt nägema, kes te olete ja mida te enam ei vaja. Aitab teil siis kinnistada uusi harjumusi, vastutust ja enesedistsipliini, mitte siis, et teid piirata, vaid et teid tugevamaks muuta. 5. november on meil täiskuu. Teie suhtluse, info ja väljenduse sektoris toob olulise vestluse või teabe päevavalgele. Võite saada siis uudiseid, mis selgitavad segadust või lahendavad vanu arusaamatusi. Samuti võib see tuua inspiratsiooni kirjutamiseks, jagamiseks või ka õpetamiseks. 20. november on meil noorkuu. Teie õppimise ja maailmavaate sektoris annab teile uue visiooni tulevikuks, aga kuna Merkuur on endiselt retros, siis on see aeg vaimsete seemnete külvamiseks, mitte veel avalikuks selliseks stardiks ja mõni idee või reisiplaan võib hakata küll siin kujunema, aga lõplikult saate oma plaanid paika panna siis alles detsembris. No nii, super. Väga pikk ja põhjalik ülevaade taas. Tänud sulle, Karin. Aga selline siis novembri ülevaade. Suur tänu teile, kes te olete siia lõpuni jõudnud oma kuulamisega. Ja kindlasti kui on ettepanekuid, siis andke meile julgelt teada. Aga veel parem, kui liitute meie kogukonnaga ja sealt saate siis ka täiendavat informatsiooni ja veelgi põhjalikuma kuu ülevaate üldises plaanis. Just, mina samuti tänan kõiki, kes meid kuulasid ja kohtume järgmisel korral. Kõike head teile!